Tervist, head füsioterapeutide päeva ka minu poolt. Mina olen siis Taavi ja räägin teile võib-olla siis sellisest teemast nagu teadus füsioterapeudi töös. Nagu te eelmises selles paneelis nägite ka, siis meil väga palju on teadmisi, mida on hästi sellised spetsiifilised teadmised, et kes teab rohkem regulatsioonialast, kes on selles töös rohkem nii-öelda sees ja nende olemasolevate teadmiste najal tekivad meile uskumused. Siin oli ka, need uskumused olid vastupidised. Üks arvas, et me ei vaja regulatsiooni, teine arvas, et oleks vaja mingit regulatsiooni. Ja kui me vaatamegi, et miks need uskumused nii-öelda on, siis uskumust me saamegi käsitleda seda, et see uskumus ise tegelikult ei näita meile võib-olla täit tõde. Kui me paneksime sellise skaala, paneksime paika, me vaataksime, kuhu uskumused jäävad, siis uskumused on sellised asjad, millel võib-olla ei olegi sellist väga objektiivset tugipinda, millele põhineda, aga võib ka olla, et me tegelikult ei tea, kus need uskumused täpselt seal skaalas lähevad. Mõni inimene usub, et inimesed paranevad iseenesest, mõni inimene usub, et inimesed paranevad alternatiivmeditsiiniga, mõni usub, et ma ei tea, mida veel kõik iganes. Ja teadus olekski midagi, mis annaks meile võib-olla siis infot juurde, et nendel uskumustel oleks ka mingi tõepõhi all. Ja kui me vaatame sellist teraapia maailma, siis tegelikult selliseid uskumusi või perspektiive milleski on meil erialade lõikes või ka füsioterapeudide enda lõikes väga erinevaid. Kui me võtame nüüd selle patsiendi, keda me aitame, näiteks tal on krooniline seljavalu, siis me näeme seda, et kui see patsient jõuab näiteks füsioterapeudi juurde, siis füsioterapeut oma teadmiste, oma uskumustega hindabki seda patsienti, ütleb, et näed, sul on rüht kehva, et selle tõttu sul selg valutab. Kui see patsient jõuab vastupidiselt näiteks mõne kiropraktiku juurde, siis kiropraktik vaatab oma uskumuste ja teadmiste näol. Tema arvab, et on äkki mingi subluksatsioon seal seljas, et selle tõttu inimesel selg valutab. Kui see patsient jõuab hoopis arsti juurde, siis arst teeb röntgenpildi tema seljast ja näeb seal mingeid muutuseid ja ütleb, et selle tõttu sul selg valutab. Kui see patsient jõuab näiteks mõne massööri juurde, siis see massöör vaatab ta lihaseid, näeb, et seal on võib-olla mingid sõlmed sees ja ütleb, selle tõttu sul selg valutab. Ja nii edasi. Treenerid ütlevad, et sul on lihased nõrgad, selle tõttu selg valutab ja nii edasi. Aga nüüd on see probleem, et meil tegelikult me näeme kõik seda tulemust, et me teeme oma tööd ja me kõik näeme mingil määral tulemust, aga miks see aitab, et me tegelikult näeme, et kõik need manipulatsioonid, kõik see võib-olla treening, kõik see nii-öelda aitab, aga me kõik teeme seda oma erineva nurga alt ja kui me nüüd mõtleme patsiendi peale, siis patsiendi jaoks on see väga segadust tekitav. Kellel on siis õigus? Mida peaks uskuma? Mis mul tegelikult viga on? Ja kui me ei baseeru oma selliseid selgitusi patsiendi jaoks, ei mõtesta võib-olla printsiipidest lähtuvalt, vaid me pigem hakkamegi oma uskumusi peale suruma, et miks miski selline on, siis meil tekib väga suur probleem. Me näeme, et see probleem järjest on kasvav, meil tekib hästi palju inimesi, kellel on näiteks krooniline valu. Ja see krooniline valu on selline pidevalt kasvav probleem. Ja selliseid uskumusi meditsiinis on palju ja täna võib-olla tahakski siis loenguga natukene panna teid märkama selliseid pigem põhitõdesi, mitte et te oleksite mingis sellises uskumuses sees ja selliselt raviksite või paneksite oma teadmised ja ravi baseeruksite mingitele tõenditele. Ja haarame ka seda juurde, et kuidas neid tõendeid kaaluda ja siis käsitleda. Nüüd teadus ongi siis miski, mis hakkab siis süviti uurima, et miks miski toimub. Nüüd me näeme seda, et nii teadust kui need uskumusi saab selliselt ära kasutada, et me tõestame seda, mis meile meeldib. Et näiteks need samad kiropraktikud leiavadki, et nad teevad manipulatsiooni, nad teevad efekti ja me teeme uuringu selle alal ka, siis me näemegi, et tõesti see aitab. Ja nad ütlevadki, et see ongi teadus, mida me teeme, et see peakski olema, see ongi, et mul on see turvaline ankur on mul seal olemas, et ma usaldan seda, mis ma teen. Tegelikult see ei pruugi päris nii hästi toimida, et teaduses me peame vaatama mõlemat poolt. Me peame vaatama ka, miks miski ei toimi.
et kui me võtame näiteks mõne teadusuuringu, võtame ükstapuha mis teraapia vormist, näiteks võib-olla akupunktuurist või midagi, siis me leiame, et kui me teeme inimestele akupunktuuri, siis tõesti sellel inimesel läheb seljavalu vähemaks. Ja siis meil võibki tekkida selline arvamus, et ohoo, et äkki see akupunktuur siis töötab ja me võiksime seda kasutada oma töös. Kui me võtame sinna kontrollgrupi kõrvale ja me ei pane neid nõelu, ei pane sinna akupunktuuri kindlatesse punktidesse, vaid me paneme kuhugi mujale seljas, lihasesse või mis iganes, siis me näeme, et sellel grupil inimesel tegelikult täpselt sama palju seljavalu väheneb, mis tähendab vahet ei ole, kus sa selle nõela pistad. Ja kui me võtame kolmanda grupi juurde, me ütleme inimesele, paneme selja nii-öelda kõhuli lamama, ütleme, et me teeme sulle akupunktuuri, tegelikult torgime teda hambaorgiga ja me näeme, et sellel grupil täpselt sama palju seljavalu väheneb, siis me võiks arvata, et äkki see nõela läbimine läbi naha ei olegi nii oluline, et äkki on oluline just see teised faktorid, mis me teeme, et inimese ootused sellele ravile, see, et me paneme ta selili maha, nõustame teda, räägime, anname võib-olla sellised soojad sõnad, et näe, küll sa paraned, muusika mängib seal, soe on olla, et võib-olla see rahustab meie närvisüsteemi sellisel abil, et me tunnemegi, et valu väheneb. Aga paratamatult, kui me hakkame selliselt nii-öelda mõtlema, siis tekibki neid selliseid uskumusi või arvamusi tekib maru palju ja maru kiiresti nad levivad ka. Et vanasti võis meil selline uskumus olla, ega midagi väga ei juhtunud, aga tänapäeval me paneme oma arvamusi, avaldame väga palju, siis need arvamused võivadki saada sellisteks võib-olla gruppideks, et me näeme, et võib-olla kas te nägite, Mihkel Raua saates vist oli lameda maa teooria oli käsitlusel, et meil ongi üks inimene seal kõrval, kes ütleb, et maa on ikka ümmargune, teine ütleb, et maa on lame. Ja siis, kui kõik inimesed vaatavad, siis näetegi, et enam-vähem see on 50-50, et ei teagi, kumb ta nüüd nii-öelda on. Kuigi tegelikult konsensus on see, et maa on ikka ümmargune, aga siis kõrvalt vaatajana tekibki see perspektiiv, kui ta mitte midagi sellest asjast nii-öelda ei tee, et äkki ongi see 50-50 enam-vähem, et siis ma hakkan ka mõtlema, mida ma nüüd tegema peaksin. Et sellise arvamuse avaldamine, et see ei ole midagi, mida me saame lihtsalt uskuda, me peame vaatama neid tõendeid väga sügavalt, aga see tõendite analüüs võtab aega, see ei ole nii lihtne, paraku paljud inimesed ei taha seda nii-öelda teha ja selle tõttu ei taheta ka teadust nii-öelda teha. Nüüd, kui me vaatame üldiselt, et kuidas neid teadmisi hinnata, siis võib-olla see teaduslik meetod, kuidas me hindame midagi, võikski olla see kõige nii-öelda täpsem. Ja see võiks olla ka füsioteraapia põhi. Et me ei tohiks füsioterapeutina laguneda selliselt, et me võtamegi mingi meetodi, et rakendame ainult seda meetodit ja õigustame seda meetodit oma nii-öelda töös. Et me tegelikult peaksime arvestama, et iga meetodil on mingid printsiibid, miks ta nii-öelda töötab. Põhialustalad, et natukene sügavamale nii-öelda lähemale minek. Mul endale teeb alati nalja, kuidas võib-olla Pilates või joogaõpetajad vahepeal vaidlevad üksteisega, et üks vaatab uuringu ära, vaatab, et Pilates aitas seljavalu vastu, see on jumal õnnelik, Pilates ongi see kõige õigem. Joogaõpetajad vaatavad sama lugu, et jooga aitas, aga mis see põhimõte oli? Harjutused aitasid, liikumine nii-öelda aitas, et see on see põhitõde, mis nii-öelda aitab, et me ei pea kategooriatesse panema seda, mis see aitab ja siis inimest nii-öelda, siis seda patsienti hakkama moosima selliselt, et kuule, et Pilates on see kõige õigem viis või jooga on see kõige õigem viis, et me peame seda printsiipi pigem sõruma, et liikumine nii-öelda aitab. Et me ei tohiks seda selliselt nii-öelda lähendada patsientile, me peaksime aru saama, et need ei ole võib-olla sellised tööriistameetod, et me ei pea oma tööriistakohvrit nii-öelda täitma ja neid nii-öelda lihtsalt tegema teenusena, vaid me saame seda inimest nõustada või aidata märksa niisuguste paremate printsiipide ja mõistmise arusaamisega, et mis aitab ja kui inimene tõesti mõistab, et mis on see, mis aitab, siis tegelikult on märksa parem neid asju nii-öelda tegema. Nüüd, kui me vaatame sellist kriitilist mõtlemist, siis meil kõigil on mingid uskumused. Mina usun ühte asja, teine inimene usub teist asja ja need uskumused võivad olla erinevad. Tavaliselt, kui meil on mingite teadmiste najal tekkinud mingi uskumus, siis kui me näeme, et see uskumus on meie oma ja keegi ütleb midagi, et see ei ole, siis tihtipeale tekib selline vastandumine. Ja siis me tahaksime, me oleme hästi emotsionaalsed olendid, me oleme ikka inimesed, siis me tahaks vastu öelda kohe, et kuule, see ikka ei ole niimoodi nii. Ja siis meil tekib selline võib-olla isegi tülliminek. Et kui me nüüd rakendame selle teadusanalüüsil, rakendame kriitilist mõtlemist, siis me tegelikult peaksime alustama sellest, et me ei vasta sellise emotsioonide najal,
vaid me vastame pigem sellise mõtestatud argumendiga ja hakkame seda asja natukene nii-öelda lahti töötama. Ja esitame võib-olla sellisele argumentidele sellise väikse väljakutse ja nõuame ka selliseid objektiivseid tõendeid, nagu näiteks mõni uuring on. Et siis me jõuame selle asja tuumale natukene nii-öelda lähemale, mitte me ei lähe ka eriala lõikes või teiste erialadega nii-öelda tülli. Ja sellise kriitilise mõtlemise arendamine on hästi nii-öelda oluline, see peaks olema iga füsioterapeudi võib-olla üks selline kõige tähtsam alustala, kus analüüsida nii-öelda asju. Et ma ei tea, kuidas tänapäeval on, et see võiks olla ka selline asi, mida võib-olla koolipingist juba algusest peale nii-öelda õpetatakse meile, et kui omal ajal kooliaja mõtlesin, siis tegelikult kui ma midagi näiteks ei teadnud, siis see oli väga halb asi, et isegi kui oli töös oli mingi tühi lunk, siis te teate, et see tuleb kindlasti ära täita, sest äkki sisse läheb midagi nii-öelda täppi, et sul on halb asi, kui sa ütled, et sa nagu ei tea. Et tehakse seda mitteteadmist, tehakse nagu maha, et siis sa oled nagu loll või miski. Tegelikult ma ütlen päris julgelt, et ma ei tea väga paljusid asju, ma ei saagi kõiki asju nii-öelda teha. Me peaksime hindama seda, et teinekord me ei peagi nii-öelda vastu vaidlema, vaid me peamegi arvestama seda, et me ei tea, on täitsa okei mitte teada. Ja see on ka üks sellise kriitilise mõtlemise üks alustalasid, et me tunnistame, et me ei tea ja me kohe ei ütle vastu inimesele, vaid isegi kui see argument on nii rumal, kui ta olla isegi võib, me ikka arvestame seda, mõtleme, mida see inimene, paneme tema nii-öelda sussidesse, mõtleme, mis on tema uskumused, kus tema nii-öelda pärit on ja võtame kõike seda olemasolevat asja nii-öelda arvesse, mõtestame seda asja, siis me saame võib-olla sellise hea vastuse. Nüüd sellised tüüpilised loogikavead, mis tekivad nii argumenteerimisel, kui ka siis näiteks teaduse, kuidas öelda, tõlgendamisel, olen ma siia välja toonud ka, need on kõvasti rohkem, aga need on üks asjad, mida me peaksime nagu võib-olla teadvustama, kui me siis inimestega näiteks vaidleme. Üks on ad hominem ehk siis inimese vastu otsene see, et seda on väga hästi näha, näiteks mina tundsin seda oma patsientidega, et eriti kui ma just tööd alustasin, siis patsiendid tegelikult ei võtnud mind tõsiselt, sest ma nägin nagu noor nolk välja ja keegi ei võta mind nii-öelda tõsiselt, kui ma selline nii-öelda välja näen. Ja nemad olid umbusaldavad, et nad ei arvestanud seda, mida ma võib-olla pakkuda saan, et mis see nii-öelda ravi kvaliteet on, vaid nad ründasid pigem nagu mind, et kas ma üldse olen pädev seda ravi tema jaoks pakkuma, kui ma näen nii nii-öelda noor välja. Et see on näide sellest, et me ei unustame ära selle, mida me pakkuda saame, või selle argumendi unustame ära, vaid ründame inimest. Aruteludes me näeme ka seda näiteks, et ma teinekord tahaksin teada ka asjadest, milles ma sees ei ole. Et näiteks ma toon võib-olla mõne uuringu välja laste füsioteraapiast. Ma ei ole laste füsioterapeut, ma ei tegele rasedatega, ma ei tea mitte midagi. Kui ma toon mingi uuringu välja, mingi argumendi nii-öelda välja, siis tihtipeale see argument, kui ta töötab teise inimesega, kes töötab laste füsioteraapias, töötab nagu vastupidi tema uskumustele. Siis kui see rünnak tekib nüüd mulle, et mina olen selles suhtes halb inimene või mitte halb inimene, vaid mitte teadlik inimene, sest ma ei tegele lastega, kuidas ma saan midagi sellist nii-öelda öelda, siis see on rünnak mulle, mitte sellele argumendile ja seda ei tohiks olla. Me peaksime püsima selle teema juures, mida me tahame nii-öelda argumenteerida. Et kui keegi midagi ütleb, siis olenevalt sellest, kes ta on ta patsient, on ta, ma ei tea, kiropraktik ütleb mingi selle teema, et see ei tähenda, et see argument oleks halb, mis ta pakub. Me kõik inimesed võivad, patsiendid, kiropraktikud, alternatiivmeditsiinis, kõik võivad väga hea argumendi tuua, nad võivad väga targad inimesed olla, väga hästi neil teha, aga see, kes ta on, ei tähenda, et see argument oleks nii-öelda kehvem. Ja katsuge seda jälgida argumenteerides, et see aitab meil siis paremini nii-öelda kriitilist mõtlemist rakendada, et asja tuumani jõuda. Teine selline tüüpviga on selline kiirustatud üldistamine. Et seda me näeme igapäevatöös. Et näiteks füsioterapeut, mina tegin väga kiirustatud üldistuse siis, kui ma tööle alustasin. Et koolis ma sain väga hea põhja, kuidas rühti hinnata. Ja minu uskumus oligi see, et rühti tuleb parandada. Ja siis, kui mina nägin, et inimesel on mingid rühihäired, ma tegin temaga rühiharjutusi,
siis ma nägin, et tal läks paremaks. Ja siis ma tegin väga kiire sellise järelduse, et järelikult rüht ongi valude põhjus ja seda ma pean nii-öelda korrigeerima, siis läheb inimesel nii-öelda paremaks. Aga mida ma tegin vea, ma ei jõudnud asja tuumani. Kui me vaatame nüüd uuringuid, mis teadus mulle näiteks on õpetanud, on see, et kui me teeme harjutusi, siis inimesel läheb paremaks. Et kui me võtame sellise randomiseeritud kontrolluuringu, ühele inimesele me näeme, et tal on rühihäired, teisele inimesele on ka rühihäired, või ühele grupile nendest inimestest me teeme rühiharjutusi, teisele grupi teeme klassikalisi jõuharjutusi ja aeroobseid harjutusi, siis need on sama efektiivsed. Ma ei pea tegema rühiharjutusi, et inimest valust päästa. Ma võin teha lihtsalt harjutusi. Ka see nii-öelda päästab, et ma ei pea selle uskumusest nii-öelda edasi minema, aga pean aru saama, et mis see põhi on. See koormus, mis ma pakun, arendab meie keha. Et jälgige ka endas, kas teil on sellised väga kiirustatud üldistumused, et neid me näeme igal pool, et kui ka näiteks patsientidel on või näiteks mõnel vanemal arstil on tekkinud arusaam, et mis arusaam on tükk aega sellise kiirustatud ülistuse najal tehtud, siis ta ei taha ennast muuta. Et näiteks mina tunnen, et vanemad arstid arvavad, et ma olen protseduuri tegija. Et ma selles suhtes, see on sanatoorsest kultuurist välja nii-öelda kujunenud, et füsioterapeut ongi nagu protseduuri tegija, eks ju. Ja siis mind kutsutakse ka võimlijaks või millekski muuks. Et ta on kunagi alguses saanud selle kiirustatud ülistamise, ta on jäänud selle uskumuse juurde. Aga füsioteraapia eriala on edasi läinud, et me ei ole enam lihtsalt protseduuri tegijad, me oleme samamoodi spetsialistid, kes võtavad inimest nii-öelda vastu. Ja me ei saa selliselt nii-öelda lähtuda, et me katsuge mitte väga palju üldistada, iga kord, kui teil tuleb kas või see sama argument või mis teil nii-öelda vastu töötab, katsuge see uuesti lahti mõtestada või ärge olge nagu kinni selles nii-öelda uskumuses mullis. Kolmas on näiteks must ja valge mõtlemine. Et meil on väga harva selliseid asju, mis tõesti on või ei ole. Aga inimesena, kui me mõtleme hästi egoistlikult, siis me tahaksime, et kellelgi oleks õigus ja kellelgi ei oleks õigus. Kuigi tegelikult see õigus võib olla väga varieeriv. No näiteks, kui me võtame naisterahvad, siis naisterahval, kui me vaatame isegi anatoomiat, siis me näeme seda, et naiste lülisammas võib-olla üldiselt natukene nõgusama seljaga kui meeste lülisammas. Me teame ka anatoomiliselt, et naiste lülisammas on 3 kiilokujulist lüli seal all, aga meestel on nii-öelda 2. Ja siis kui mehed istuvad, kuidas nad istuvad? Nad istuvad lösakil. Kontorites ka käinud, siis mehed istuvad lösakil, kõik naised ütlevad, et sa istud valesti. Kui me vaatame kõiki naisi, siis naised, neil on see üks lisakiilokujuline lüli, nad saavad väga hästi ennast sirge seljaga nii-öelda hoida, aga meeste jaoks on see meeletult raske hoida ennast sirge seljaga. Kui mina peaksin sirge seljaga istuma, ma väsin mõne aja pärast nii kiiresti ära, et ma lihtsalt enam ei suuda. Et naiste jaoks on õige see sirge seljaga, teise inimese jaoks võib olla kumera seljaga näiteks istumine. Aga siis, kui me mõtleme must ja valget, siis me mõtleme, et iga inimese jaoks on üks istumistiil ongi nii-öelda õige. Ja siis, kuna naisi on ka siin rohkem, siis tavaliselt öeldakse, et inimesed peavadki sirge seljaga nii-öelda istuma. Vastupidiselt sama argumendiga kõik naised, ma usun, et enamikele naistele öelda, et sul on nõgus selg. Miks? Sest kõik need anatoomilised mudelid, mis on arsti kabinetis, on meeste lülisamba järgi tehtud. Kui me võrdleme sellega, siis jah, naistel on natuke nõgusam selg. Et siis me süüdistame naisi ja see on sul nii-öelda valupõhjus. Tegelikult ei ole, võib-olla sul lülisammas on täitsa normaalne. Et ärge mõtke musta ja valgelt, et kindlasti see tõde jääb kuhugi vahel, kellelgi ei pruugi olla õigus, kellelgi ei pruugi täitsa nii-öelda vale olla, et me pigem argumenteerime selle asja üle, et mis see argument ise on, et jõuame sinna tõeni lähemale. Siis, mis veel näiteks on, see punane heeringas on ka siuke tuttav argumenteerimisel tekkinud nii-öelda viga, et räägitakse mingist asjast ja siis tuuakse hoopis mingi teine asi nagu kõrvale. See punane heeringas tähendab siis seda, et tuuakse mingi selline tähelepanu eemal juhtiv asi nii-öelda kõrvale ja jõutakse seal nagu, et mul on selles osas on nii-öelda õigus, järelikult ma olengi see argumendi nagu võitja, et sellist asja ka nii-öelda vältida. Mis ma ise olen tundnud, teate, mis on Dunning-Krugeri efekt, et ma ise olen seda tundnud, et kui mul alguses oli teadmisi maru vähe, siis meie aju on selline, et ta paneb olemasolevast teadmistest, paneb kõik nii-öelda hästi kokku, et meil tekib selline uskumus, et miski on õige. Näiteks mina tundsin, et kui ma käisin kuskil koolitusel ära,
siis alguses ma tundsin, et see koolitus ongi see, mis näitab mulle kõike, kuidas inimesi ravida, et ma tean seda nagu maru hästi. aga kui läks aeg edasi, ma märkasin, et kõik see, mis ma koolitusel nagu tegin, tegelikult läks nagu võib-olla inimesel isegi hullemaks. Ja siis ma sain aru, et ma ei tohi väga kiirustatud selliseid üldistusi teha, et see soovitus ka, mis mulle koolist kaasa anti, et kuule, et käi võimalikult palju koolitust, ma takkajärgi mõtlen, et see on kõige kehvem soovitus üldse, mida inimesele anda. See ei õpeta meid üldse kriitiliselt mõtlema, valima seda või kaaluma seda, et kui meil oleks see kriitilise mõtlemise alustala oleks olemas, siis me pigem kasutaksimegi selliseid koolitusi, kus me tõesti saame võib-olla selliseid printsiipe tundma, mitte siis seda metoodikat lihtsalt rakendama. Me ei saa ka siis teadust kasutada, me peame ka teadusel rakendama kriitilist mõtlemist, et ühte uuringut ise me ei saa kasutada nagu absoluutse tõena. Et uuring võib meile öelda küll, et miski on efektiivne, aga me peame kaaluma ka seda tõendite kvaliteeti. Et statistikas võib-olla Funnels plot on selline tuttav asi, et kui me vaatame kõiki uuringuid, mis on tehtud näiteks ja paneme nad siis skaalale, et üks siis toetab, et sellel on mingi efekt, teine toetab, et seal ei ole mitte sellist spetsiifilist efekti. Ja siin Y-skaalal on siis uuringu kvaliteedid, siis me näeme näiteks akupunktuuri korral, et kui me vaatame hästi kvaliteetsed uuringud, siis akupunktuuril on minimaalne või ei ole üldse efekti. Aga väga palju sellised väiksemad uuringud halvema kvaliteediga, väiksema valimiga näitavad, et selle efekt tõesti näiteks on. Ja me näeme, et siin poolt on väike suur tükk nagu välja lõigatud, et me võiks arvestada, et need on enam-vähem võrdselt jaotunud need uuringud. Et me peame ka arvestama seda, et teadusajakirjad ei avalda enamikku uuringust, mis neile saadetakse. Ja nad on märksa tõenäolisemalt avaldama selliseid uuringuid, mis on positiivse tulemusega. Kui me näiteks võtame jälle selle akupunktuuri, siis enamus akupunktuuri uuringutest tulevad idamaadest. Et kui me teeme sama katset, teeme kuskil siin, siis inimestel ei toimi nii hästi näiteks kui idamaades toimib. Kohe räägime ka miks. Et kindlasti kaaluda seda ka uuringute kvaliteeti. Et kui see miski on efektiivne, siis see ei tähenda, et ta kohe ka seda toimet avaldab. Kindlasti, kui me uuringuid analüüsime ja kriitiliselt mõtleme, siis tuleb aru saada, et kui suur see efekt on, miks see efekt on, natuke sinna tuumani välja minna. Et see tüüpiline näide on see, et kui tehakse uuringu uudistes, et ma ei tea, 3% inimestest, kes teevad liiklusõnnetuse, teevad seda purjuspäi, siis väga halb kriitiline mõtlemine oleks see, et purjuspäi on väga kasulik sõita, eks ju. Et me peame tuumani välja mõtlema, et puhtalt statistikat vaadates me ei näe, et tegelikult me teame, et see ei ole see kasulik, see purjuspäega sõitmine. Lihtsalt enamus õnnetusi juhtub niisama. B-väärtus üldjuhul ei näita seda efekti suurust väga hästi. See võib olla üks kõige kehvemaid selliseid teaduse apse, mis on tehtud just tõlgendamisel, et me usume seda B-väärtust, mida meil kõik koolis on õpetatud. Et see B-väärtus võib olla väga väike, aga see efekti suurus võib olla selles suhtes väga pisikene. Et miski võibki olla statistiliselt oluline, aga tegelikult kui me vaatame, kui oluline see efekt on, kui tõenäoline, see näitabki tõenäoliselt, et see efekt on, see efekti suurus on hästi väike, et see ei näita meile seda efekti suurust väga hästi. Kindlasti tuleks seda arvesse võtta, et kui me küsime inimeste käest, et mis on tema jaoks kliiniliselt oluline efekt, siis valu puhul on see vähemalt 30% efekt. Kõik, mis jääb alla selle, inimesed, nad ei olegi nõus maksma selle teenuse eest või seda ravi aega raiskama, et üldse mingit efekti saada. Et kui me tõesti neid aidata tahame, siis me peame väga kindlad, et see efekt on ka suur. Teine asi, kui me vaatame grupistatistikat, siis tavaliselt, kui uuring tehakse mingis grupis, siis leitaksegi, et kaalub sinna poole kogu see statistika, et see on efektiivne. Et siin on ühe uuringu tulemused näiteks teipimisega, et võtsin uuringu lahti, oli isegi süstemaatiline ülevaade, metaanalüüs mingites uuringutes, leiti, et teipimine on lühiajaliselt efektiivne. Jah, ta tõesti on, aga kui ma vaatasin seda tulemust tegelikult, siis me nägime, et 50% jah, ta oli efektiivne, 40% ta ei avaldanud mitte mingisugust efekti ja 10% läks hullemaks. Et sa ei saa väga, kui sa patsiendile räägid ka, et see on maru efektiivne, siis patsient, kui ta on sinna 10% sisse läheb, siis ta näeb, et ta läheb hullemaks. Ja siis tal kaob täielik usaldusväärsus sinu vastu ära, sa oled põhimõtteliselt valetanud talle.
aga sina toetasid uuringule, mis näitas, et on efektiivne. Et pigem jõua sinna tuumani ja ütle, et näe, 50% on efektiivne, 40% ei avalda mingit efekti, 10% läheb hullemaks. Et see on märksa nii-öelda tõesem väärtus, mis inimesele öelda. Nüüd see esimene näide, et me igaüks teeme mingit sellist tööd ja me näeme mingit efekti, on siis selles osas ohtlik, et kui me tuumani ei jõua, siis me kõik sellised mittespetsiifilised efektid puhtalt sellest, me uuringu teeme või inimesega suhtleme, unustame tegelikult ära. Näiteks üks uuringu praktiline näide oli selline, et inimene sai füsioteraapias käia ja see ravi, mis seal tehti, oli siis mobilisatsioonid, ütleme, liigestele. Ühes uuringugrupis uuriti siis, oligi 2 uuringugruppi ainult, et kui seda uuringugruppi, mis näitas, et mis siis juhtub, kui mitte midagi ei olnud. Ja üks uuringugrupp viis siis selle liigese viis sinna lõppliigutuseni, teine jättis siis võib-olla väikse varu, et jäänud liigutas niisama, et päris sinna lõppliigutuseni mobilisatsioonis nii-öelda ei läinud. Ja leiti, et mõne aja pärast vahet ei olnud. Kroonilise puusavaluga inimestel vahet ei olnud, kas me mobiliseerime seda liigest või ei mobiliseeri, et võikski sellise järelduse teha. Aga ei olnud arvestatud selle ravi mittespetsiifiliste efektidega, et kõik inimesed said professionaaliga rääkida. Et kõik inimesed me panime käed külge, me toetasime tal liigutust. Et kui me räägime kroonilisest valust, siis see ongi võib-olla hirm mingi liigutuse tegemise ees. Me panime oma turvalised käed külge, liigutasime seda mingis ulatuses, andsime enesekindlust inimesele juurde, et ohutunne nagu vähenes ja see valu vähenes ka. Et efekt oli mõlemal grupil olemas, aga gruppide vahel erinevus ei olnud. Ja uuringu tulemus oli see, et füsioteraapia mobilisatsioonid on ebaefektiivsed. Et see on jälle vale tõlgendus sellest, et mis tegelikult see nii-öelda asi on. Et see musta kasti fenomen ongi see, et mida me teeme, et see ravi, mis sa nii-öelda rakendad, ei pruugi olla selle tulemuse põhjustaja. Ja me kohe räägime ka, et mis see nii-öelda on. Nüüd kõik enamus selliseid teraapiaid, mis on hästi populaarseks nii-öelda saanud, tegelikult ongi mingi selline väike uuring või ka suurem uuring on ees ja siis on leitud ka see nii-öelda tulemus. Ja selle arvelt on meeletu reklaam nii-öelda lahti löödud. Et näiteks võib-olla võtta mingi triggerpunktid on hästi populaarne nii-öelda, et teadus on küllalt nii-öelda õhkõrn, need katseid on korratud, ei ole väga leitud, et seal oleks üldse lihases midagi nii-öelda olemas. Et kui me võtame uuringugruppi, ühel inimesel on näiteks ühepoolne kaelavalu ja me anname pimesi uuringu, anname terapeudile nüüd otsida lihases triggerpunkte üles, siis ta tavaliselt leiab mitte valutavas pool neid isegi rohkem kui valutavas poos. Et me tegelikult ravime midagi, mida me ei suuda leida. Ja uuringud näitavad ka, et palpatsiooni teel ei olegi võimalik leida lihases triggerpunkti. Kus sa tead, et see on triggerpunkt? Äkki see on hoopis lihase kõõluseline osa, äkki see on hoopis mingi fastia tihenemine seal. Kui sa tugevalt surud, on ikka nagu valus. Aga kas seal on midagi nii-öelda sees lihases, seda me tegelikult ei tea. Ja see konsensus nagu selles suhtes teaduse poolt ongi see, et me ei tea. Et kui sa ütled, et jah, seal on midagi või jah, seal ei ole midagi, siis mõlemad on tegelikult valed vastused, et me ei tea, mis seal nii-öelda täpselt on. Aga me näeme tulemust, kui me inimest hoiame seda võib-olla surve all lihases nii-öelda punkti, me näeme, et osadel inimestel valu väheneb, osadel ei lähe ka, osadel läheb hullemaks, et see on jälle see vale tõlgendus. Aga see on märksa paremini ära seletatud. Et muidugi, kui me hoiame mingit piirkonda, hoiame tugeva surve all ja teeme seda ohutuskeskkonnas, see on loogiline, et valu vähendab. Olete kuna kõik saanud kooli all võib-olla elektristimulatsiooni. Mis seal juhtub? Panete mingi sageduse, panete peale, maru ebameeldiv on. Aga see sama sagedus jääb hoidma ennast. Ja mõne aja pärast valu annab järgi. Et me ei ole mitte midagi muutunud, aga valu annab nii-öelda järgi. Ja siis saad juurde keerata. Et võib-olla mehaanilise survega on samamoodi, et me surume, närvisüsteem reageerib, aga me teeme seda ohutuskeskkonnas, kõik on hästi. Siis närvisüsteem rahuneb, tekib pidurdus. Ja siis saad tugevamini vajutada, eks ju, valu kaob ära. Ja siis sa ütled, et see on imeline efekt, et sul nüüd sõlm sulas ära, et tegelikult ei ole nii. Võib-olla närvisüsteem lihtsalt rahunes maha. Et paljud sellised teraapiad on väga palju eest ära läinud nagu teadusel. Et teadus ei pruugigi olla väga tugev selles alal ja me peamegi tunnistama seda, et see ongi niisugune õhkõrn seal, et me ei saa väga kindlalt mingit väitet võtta ja väga seisukohta võtta, et see täpselt nii on. Noh, siin näiteks rühi näide, et siin on küll kehvasti näha, aga siin selle koera aanuses peaks Jeesus olema näha. Ja mõni inimene näebki seal nii-öelda Jeesust, seal on Jeesuse nii-öelda pilt.
täpselt samamoodi meie võime näha lihastes siis need triggerpunkte, kui meil on õpetatud neid nii-öelda leidma. Me hakkame kujutama ette, et seal on midagi, mida tegelikult võib-olla ei ole. Rühiga on samamoodi, et kui me näiteks vaatame niisuguseid põhjapanevaid uuringuid ja uurime neid printsiipe, meid kõik on õpetatud jälgima neid asiseid ja psisiseid, et kus nad täpselt nii-öelda on, et neid kõrgust nii-öelda hindama. Et kui me vaatame uuringuid inimestel, kus me paneme tema SI liiga, see kõik on nagu paigas, kõik on nagu selles suhtes omas nii-öelda kohal ja me võrdleme neid asiseid ja psisiseid, siis me näeme seda, et on väga suur variatsioon. Mis tähendab, et osa inimese vaagnaluud on sellise ehitusega, et tagantpoolt need psisised ongi kõrgemal. Kui meid on õpetatud selliselt, et nüüd kui psisis on kõrgemal, siis on vaagna anterioolne kalle nõgus selge, selle tõttu see selge valutab. Tegelikult ei ole, äkki see on tema lihtsalt normaalne luuehitus. Ja me näeme, et sellised luuvariatsioone on meil keha poolte vahel ka väga suurel määral, isegi 20% võib see suureneda. Mis tähendab seda, et kui sa näed, et üks pool on natukene madalamal või natukene nii-öelda pöördes, siis luulised nagad on natukene nii-öelda sellise teise kohaga, et me ei ole täitsa sümmeetrilised oma anatoomia poolest. Aga nüüd väita selle kõrvalt, et ohoo, näe, et sul on vaagen paigast ära, siis see on kõige kohutavam asi, mis sa üldse nii-öelda teha saad. Lülisamba lülidega on ka, kõik on õpetatud neid ogajätmeid nii-öelda palpeerima. Kui üks ogajätke vaatab teisele poole, siis on heureka, et see lüli on paigast ära, ma pean seda tagasi manipuleerima. Tegelikult võib lihtsalt ogajätke, kõik on paigas, aga ogajätke lihtsalt vaatab natuke teisele poole. Sina oma palpatsiooniga ei saa seda teada. Ja siis meil õpetatakse manipulatsioone tegema selliselt, et me peame selle nüüd tagasi paika saama, nagu kiropraktikud nii-öelda teevad. Tegelikult me näeme seda, et miski ei lähe paigast ära. Enne manipulatsiooni, pärast manipulatsiooni, selge on täpselt samasuguse röntgenpildiga. Midagi ei saa paika ega paigast ära lükata. See oleks absurdne, kui me saaksime seda teha. Fasciaga samamoodi. Kui me fasciat nii-öelda mõjutame, siis fascia tegelikult on oma struktuurilt, näiteks iliotibiaaltrakt on nii tugev, et me ei saa seda muuta absoluutselt. Aga paremaks läheb inimesel, see on fakt. Me näeme seda tulemust ja siis me anname inimesele selgelt, et ma manipuleerin su fasciat. See ei ole nii. Mõelge, kui ma saaksin fasciat manipuleerida. Mis siis juhtuks? Lükkan ühele poole, lükkan liiga kaugel, mis ma lükkan tagasi. See ei saa olla ju niimoodi, eks ju. Et me ei suuda oma keha manuaalteraapiaga selles osas nii-öelda väga palju nii-öelda muuta. Me peame seda arvestama ja me peame seda nii-öelda hindama, et on väga palju, mida meie ei saa lihtsalt palpatsiooni teel nii-öelda näha ja see teraapia tulemus, mis me saame, manipulatsioon on efektiivne, massaaž on efektiivne. See pigem võib-olla käib närvisüsteemi regulatsiooni või kõige muu arvelt, aga mitte selle arvelt, mis me esialgu võib-olla arvasime. Et seda meile teadus lihtsalt nii-öelda näitabki. Ma arvan, et igaüks meist on saanud tegelikult selle tulemuse väga paljude patsientidel, näiteks võib-olla mõni tädikene osteoartroosiga, te kindlasti olete teda valust lahti saanud. Kas te olete ka osteoartroosist lahti saanud? Kindlasti mitte. Paremaks läheb nii või teisiti. Ja me näeme väga palju, et sellised kroonilised valutad, neil valud kõiguvad üles-alla. Ja kusjuures, kui sellel hetkel, kui see inimesel on valus, ta jõuab teraapiasse, tal niikuinii oleks valu langenud, aga sa teed mingit teraapiat, siis sa oled selle inimesel selgeks teinud, et see teraapia tegemine aitas tal valu vähendada. Ja siis ta hakkab sinu juurde tagasi tulema. Iga kord, kui tal valus on, siis tal tekib see uskumus, et ohoo, ma peangi käima teraapias, et saada nii-öelda valust lahti. Inimesel võib sõltuvus tekkida lausa nii-öelda teraapias käimisest. Äritegevusele väga hea, aga meie meditsiinisüsteemile väga suur koormus, eks ju, et võib-olla peaks just nõustama inimest, et näe, et enamus vigastusi paranevadki iseenesest. Vaatame näiteks ägeda seljavalu nii-öelda prognoosi, siis 97% inimestest paranevad iseenesest, mitte midagi tehes. Et uuringud meile seda näitavad. Kui me midagi teeme, siis jah, patsient tänab, nagu sina oleks seda nii-öelda teinud. Tegelikult ei ole vaja. Ja teinekord tuleb ka ise olla selles suhtes nagu karm, et mitte tekitada sellest ägeda seljavalu patsiendist, kas võib-olla usku sellesse, et ta vajab kõrvalabi oma probleemi lahti saamisel, vaid lihtsalt nõustada selliselt, et näe, et sul niikuinii läheb nii-öelda paremaks, vahet ei ole, mida ma nii-öelda teen ja mitte võtma seda jumala kompleksi omale tooma, nüüd ravisin su nii-öelda ära, eks ju, et pigem selgita patsiendile, et näe, et tõenäoliselt see parane iseenesest, ma lihtsalt aitan sul sümptomeid modifitseerida, et ma tavaliselt toon selle näite, et see on nagu nohu ravimine, et seljavalul võib-olla läheb ka äge seljavalu vigastuse järgselt läheb ise üle, nagu nohu läheb 7 päeva või nädala aega üle, teate seda, eks ju.
aga nohuravimit sa võtad ju ikka, et sul kergem oleks olla, et seda võib-olla teenust sa võid ka siis nii-öelda osutada lihtsalt, et sul oleks kergem olla, aga kas see avaldab mingit sellist olulist raviefekti, siis uuringud ütlevad, see on 3% efekt, see on tühine efekt praktiliselt, mida me saame manuaalselt nii-öelda ära teha. Pigem me peame vältima seda, et inimesel tekiks, ma ei tea, hirme liikumise ees või ta selle seljavalu tõttu ei oleks mingit puuet ei kujuneks välja, me peame just nõustama, et liigu, et see on nagu okei, teha selgeks talle, et mis on nagu oluline. Ja see on inimese jaoks väga individuaalne. Kui inimesel on näiteks seljavalu ja ta kardab ettepoole kummardada, siis meie füsioterapeudina peaksime aru saama, et ette kummardumine ongi tema jaoks võib-olla hirmuäratav, tema kudedele liiga tundlik. Meie harjutustega peaksime ka siis seda ette kummardust hakkama treenima selliselt, keha kohanemist nii-öelda esile kutsuda selliselt, kus inimesel on aktsepteeritav see nii-öelda valu. Ja ta saab seda teha ja järk-järgult progresseeruma, et meie harjutuste ülesehitus võiks olla järk-järgult progresseeruv ja oskus ka regresseeruda, mitte et me teeme lihtsalt nii-öelda rühiharjutust või selles osas. See ei ole see asja tuum on inimene saada uuesti sama liigutust nii-öelda tegema, see võib olla väga spetsiifiline, mõnel inimesel ongi ette kummardusse. Ja kui meil on ette kummarduse probleem, siis me treenimegi ette kummardust nii-öelda tagasi, et kroonilise seljavaluga inimesel on see väga oluline, et kui ta ette kummardust nii-öelda kardab teha, aga meie paneme ta, ma ei tea, kõhulihaseid treenima, siis see ei ole mitte kuidagi seotud sellega. Et me näeme, et see lihastreening ei ole väga oluline, võib-olla isegi mingi lihasest nii-öelda see võtme küsimus saada, või me peame seda sama liigutust nii-öelda treenima, et see ei ole isegi nii-öelda seotud sellega. Ja kui inimene saab seda liigutust tegema, ta on selles nii-öelda treenis, ta tunnebki ennast tervena, tal ei ole seda piirangud, mis teda häirib. Muidu ta ikka, ettekummardus võib ikka nii-öelda valulikuks jääda, aga kõhulihased saab maru tugevaks, mida me näemegi tavaliselt nii-öelda juhtub, kui me teeme kõhulihaste harjutusi. Ja me võime ka negatiivse tulemuse saada siis, kui inimesel on hetkel hea olla või tal on just veel hullemaks nii-öelda minemas, teeme siin ravi, teeme võib-olla isegi tõenduspõhist ravi, sellist ravi, mida peaks tegema. Teeme isegi kerget ravi, ei tee isegi mingit, ma ei tea, mingi efektiga ravi, võib-olla teeme kerget massaaži või paneme mingi niisuguse teibi sinna peale ja me näeme, et inimesel läheb hullemaks. Et see ei pruugi olla selle efekt, et võib-olla see oli heade kavatsustega, aga inimesel läheb hullemaks, et see valu võib isekeskis nii-öelda käia. Et arvestage, et loomulik paranemine ja loomulik selline keharegulatsioon kõigel on suur osa, mis annab meile nii-öelda efekti. Teine asi, mis annab efekti, on see nimetatud placebo-efekt. Placebo-efekt ei ole mitte midagi. Placebo-efektil on niisugune halb nagu kõla, et sa teeksid nagu mingit umbluuteraapiat või midagi sellist. Et tegelikult, kes võib-olla natukene psühholoogiat ja kõike muud ja neurofüsioloogiat nagu aru saab, siis tegelikult placebo-efekt ei ole absoluutselt mitte midagi. See on kõik see kooslus. Ja placebo-efektil on väga suur nii-öelda roll inimeste sümptomaatika siis nii-öelda vähendamisel. Et see puhtalt juba, seda uuringud näitavad, praktiliselt 68% tulemusest saad sa juba eduka suunamisega füsioterapeudi juurde. Et kui patsient tuleb sinuga ootustega, et see füsioterapeut on maru hea või ta näeb autoriteeti sinus, siis ta saab väga head tulemused. Te tunnete seda autoriteedi efekti siis, kui olete kuskil grillpeol ja keegi saab teada, et te olete füsioterapeut. Mis siis juhtub? Kõik tulevad oma vigastusega teie juurde, eks ju. Ja see autoriteetsuse efekt on väga nii-öelda suur ja seda me saame iseenesest nagu tõsta ka. Et kui me võtamegi näiteks nii-öelda katse, mis neid nii-öelda näitab, siis me näitab seda, et kui me võtame ühe inimese, kellel on näiteks mingi puusavalu, me teeme mingit teraapiat, mis iganes see teraapia on, ütleme nii-öelda liigesmobilisatsioonid, aitame nii-öelda teha mulligani teraapia või mis iganes. Siis me näeme seda, et kui me ühele grupile puusavalutajatele teeme seda sama mulligani teraapiat, teisele ka täpselt seda samu mulligani teraapiat, aga see terapeut, kes teeb, on teistmoodi. Üks terapeut on higine, ropendab, vastik, aga see teraapia on täpselt see sama, mis ta neil teeb. Teine on viisakas, edukas, ma ei tea, pintsakuga kõike muud, siis see teraapia võib olla täpselt see sama. Mis te arvate, mis on efekt? Et efekt on see, et see, kes on viisakas, sellel läheb valu vähemaks, see, kes oli higine ja vastik, sellel läks valu hullemaks, kuigi see teraapia on täpselt sama, mis me neile tegime. Te peate arvestama, et sellel on nii-öelda suur efekt. Ja teie oma töös saate seda efekti võimendada. Kui perearst saadab füsioterapeudi juurde, siis
mitte selliselt, et kuule, mine proovi seda füsioteraapiat, äkki aitab, vaid pigem selliselt, et kuule, ma tean ühte füsioteraapiat, Taavid on meeletult häid tulemusi saada, et mine sinna, et sa tema juures saad ka ühe tulemuse, siis see patsient on teil ukse taga juba sellises ärevil ja ta ootab positiivset tulemust ja me näeme uuringutest, et see positiivne tulemus on väga, väga oluline selle jaoks. Kui sa inimese vastu võtad, siis ära seda positiivset platseebo-efekti kohe maha suru, et sa ei saa lihtsalt tööd teha selliselt, et sa teed ukse lahti ja ütled nüüd patsient, ma ei tea, Vello või mis iganes. Et see patsient Vello tunnebki lihtsalt lülina ennast seal meditsiinisüsteemis, ta ei saa seda efekti. Kui sa teed ukse lahti ja ütled, tere Vello, mina olen Taavi, ma olen juba teie haiguslöö läbi lugenud, ma ootan teid väga palju, ma tõenäoliselt tean, mis teil juba häda on, ma saan teid kindlasti aidata, siis see Vello on voo. Et selle inimese käest ma saan tõesti abi. Et see ongi see platseebo-efekt. Nüüd, kui me räägime alternatiivmeditsiinist, siis alternatiivmeditsiin tegelikult tähendabki seda, et see on midagi, mis pole tõestatud veel, või on tõestatud, et ei ole efektiivne, aga tema ongi puhtalt ainult sellel mittespetsiifilisel efektil üles ehitatud. Et see inimene lähebki, krooniline seljavaluga inimene võib-olla ta saab sealt väga suurt abi, mille pärast, et seal, kui ta juba arstikabinetti läheb, alternatiivmeditsiiniga arstikabinetti, siis seal on lilled, seal on muusika, seal on naeratav nägu, muidugi ta saab selle hea efekti. Kui ta läheb meie juurde, siis seal on luukered, seal on koledad pildid seal. Et see on see psühhosotsiaalne efekt, mida me praegu alahindame selles alternatiivmeditsiinis. Ja patsiendi psüühikal on väga oluline roll sellele, et näiteks ma vanasti süüdistasin kõiki patsiente, et nii kui ma koju nad lasin, neile läks hullemaks. Kui minu juures harjutusi tegid, siis neil läks nagu väga hästi, siis ma ütlesin, et ma teed valesti harjutust või mis sul nagu toimub. Et ma pigem mõistan seda, et see keskkond mõjutab väga palju. Et kui ta minuga harjutusi teeb, siis ta tunneb ennast turvaliselt. Mina terapeudina olen seal juures, saan käega toetada, saan juhendada, tunneb ennast hästi. Kui ta läheb tööle, siis seal on või läheb koju, siis seal on võib-olla karjuvad lapsed, ta on stressis, ta teeb täpselt seda sama liigutust, täpselt seda sama harjutust, aga ta läheb hullemaks selle arvelt. Et me peame inimest oskama nõustada ja ise märkama selliseid mittespetsiifilisi efekte nagu teraapiates. Meie sõnadel on väga suur efekt. Et kui me nüüd räägime, et tuleme sinna algusesse juurde tagasi, et me tahaksime panna inimesed mõista printsiipe, mitte metoodikat, siis see on väga oluline. Siis kui inimene näiteks tuleb meil mingi õlavaluga või mis iganes, siis me ei saa selle inimese välja lasta meie teraapiaruumis selliselt, et ta tuleb kerge õlavaluga ja ta läheb sealt abaluudüskineesi, triggerpunktide, halva rühi ja kõige muuga välja. Et me tekitame inimesele probleeme tegelikult juurde. Ja kui te ära hirmutate inimese, tekitate selle vastupidise efekti, selle notseebo-efekti, siis selle inimesele ei jää meelde ka, et mida ta tegema peaks. Et uskuge mind, kui ta teil teraapiast välja läheb, siis teil ei ole meeles, kui palju ta seda harjutust peaks tegema või kuidas seda harjutust tegema. Tal on ainult meeles see, mis siis juhtub, kui ta seda harjutust ei tee või mis tal kõik viga on. Et valige ka oma sõnu, et olge ise meeldiv, see ongi platseebo-efekt põhimõtteliselt. Ja kasutage normaalseid sõnu. Siin on võib-olla väike näide ka, et kuidas väga paljud mittespetsiifilised efektid annavad teraapias väga suurt rolli just inimese valule. See on üks huvitav katse ka, ma alati seda visualiseerimiseks ja info visualiseerimiseks kasutan, et kuidas sõnadel on väga suur roll. Et oli siis selline katse, et inimesed tulid vabatahtlikult ja siis prooviti erinevate valuvaigistavate kreemide toimet. Ja tehti seda, ma ei mäleta, kas tehti suur külm või mingi elektristiimul, ütleme -35 külm näiteks, see on hästi ärritab ja siis inimene 10 palli skaalal hindas seda, kui tugev see valu on. Et tehti see ärritus ära, leiti, et ütleme 4 palli või mis iganes see valu seal on, siis kui prooviti seda valu vaigistavat kreemi uuesti see stiimul panna, siis see valu oli oluliselt väiksem sellest algtasemest, mis on hea, näitab, et asi töötab. Nüüd, kui neile anti lihtsalt üks kreem, aga ei öeldud, et see on valuvaigistav kreem, lihtsalt tühja tuubiga, ta ei teadnud, mis see on, siis see valu vähenemise efekt oli väiksem. Mis tähendab seda, et kui sa mingit teraapiat teed, siis kindlasti ütle, et see on efektiivne, siis aitab, eks ju. Ja kui inimesel on juba uskumus, et ma ei tea, mis akupunktuur töötab või mis iganes töötab, siis tõenäoliselt saab hea efekti, see ei saa mitte midagi teha. Kui me anname lihtsalt hambapastat või ilma toimeainete kreemis, me näeme, et ka valu vähendab, see on see platseebo-efekt, see sama efekt, me arvame, et midagi toimub, siis meile midagi tehakse, aga tegelikult toimeainet ei ole.
nüüd läheb asi huvitavaks, vahet ei ole, kas me andsime toimeainega kreemi või ei andnud toimeainega kreemi, kui me ütlesime, et see teeb su valu hullemaks, siis inimesel läkski valu hullemaks. Nii et notseebo efekt on tõenäoliselt märksa suurem, kui on see platseebo efekt. Et arvestage sellega. Ja kui te mõistate ka näiteks, kuidas valu toimib, siis inimese aju panebki selle pildi kokku selle notsitsatsiooni, selle ärrituse, selle vigastuse arvelt, kui ka kõigidest keskkonna nii-öelda vihjetest. Ja kui see keskkonna vihje on kuri terapeut, kes istub nii-öelda arvutis, siis ta ei saa seda kontakti ja ta tunneb, et see teraapia ei toimi. Kui see on meeldiv terapeut hea suhtlemisoskusega, siis ta saab ka märksa parema nii-öelda efekti. Kui aga nüüd arvestada seda, et on väga palju mittespetsiifilisi efekte, ja selline kriitiline mõtlemine või see teadus aitab meil just asja tuumani nagu jõuda, et mis tõesti nagu seda efekti annab. Siis tekibki see küsimus, et mida füsioterapeut nüüd peaks tegema. Et me saame väga palju asju teha. Ja kui me vaatame uuringuid, et kas miski annab efekti, siis siin on ära jaotatud, et roheline on see, et seda peaks kindlasti tegema. Oranž on see, et seda on so-so, plusse ja miinuseid võib teha ja ei või teha. Ja punane on see, et seda ei tohiks teha, et seal pole absoluutselt mingit efekti. Ükstapuha, mis selle asja võtame kõik oranž, eks ju, et teaduselt me saame alati ära tõestada, et miski nagu omab nii-öelda efekti. Ja pigem mõelge selle peale, mis on füsioterapeudi roll. Mis on teie roll meditsiinisüsteemis? Et kas see ongi lihtsalt nagu protseduuri teha, läbi viia, saada mingi lühiajaline efekt, kui meil on võimalus tegelikult võtta väga suur tervist edendav roll kogu meie Eesti elanikkonnale. Me füsioterapeudid oleme nagu peaaegu ees kõikidest teistest töötajatest. Meie roll on see, et inimene ei vajaks meditsiinisüsteemi. Meie roll on see, et inimene saaks eneseoskused endaga ise toimetulekul. Me õpetame pigem inimest ise toime tulema, harjutuste iseseisvate toimingutega, mitte et me paneme teda sõltuvast ka mingi protseduurist või mis iganes. Et mõelge sellise suurema nii-öelda rolli peale ka, et kui mina näiteks selle peale hakkasin mõtlema, et ma tegelikult tahangi inimesi just välja tõugata, minu töö on panna inimest mitte minu tööd vajama, et kujutage ette, kui tugev eetiline põhi seal peab olema, et kui ma töötaksin eras nii-öelda, siis see oleks, või mul eesmärk oleks äri teha või raha teenida, siis see oleks kõige kehvem äri asi üldse, mida nii-öelda teete. Aga see ei ole äri, see on meditsiin, mis me nii-öelda teeme ja me peamegi nagu inimest selles suunas nii-öelda aitama, et prioriteetiks pange just need inimese enda toimetuleku mehhanismid ja võib-olla selline aktiivne ravi, mis näitab sellist kõige paremat nii-öelda toimet just selliselt, et inimene ise saaks nii-öelda hakkama. Kõik teised vähem tähtsad asjad, siin on luba neid kasutada, aga kas meil on üldse seda vaja kasutada, ma ei tea. Et see võib-olla jääb teise selle minu järgneva töötoa üheks nii-öelda rolliks. Nii, ja neid pluss ja miinuseid, seda kriitilist mõtlemist õppige rakendama. Et see ei ole lihtsalt, et on efektiivne, on väga palju ka negatiivseid efekti kõikidel. Et näiteks tavaline näide, mis ma toon, on, ütleme, võtame näiteks kineoseteipingu. Et näide elust enesest, kuidas või see sportlane tuli minuga eesmärgiga, et tal on suur võistlus, tunnustatud sportlane ja tahtis oma põlvele kineosoteipi. Ja muidugi ma olin kohe valmis teipima, mul oleks võimalus see teenus nii-öelda ära teha, aga ma rääkisin selle inimesega. Ma rääkisin, et sa pead arvestama, et sa pead nägema seda kogu pilti. See on suur võistlus. Ja hiljem see Facebooki tuli pilt ka, kuidas ta seal võistlus olnud, teipi tal muidugi põlve peal ei olnud. Aga see võistlus, kus tal oli niimoodi, et tema oli ainukene, kellel teipi ei olnud. Kõigil teisel 7 võistkonna liikmel oli teip nii-öelda kuskil, kas põlve peal või mis iganes, et teda oli nii-öelda mitte teibitud. Et me teame, et selle teipimisel on väike valuvaigistav lühiajaline efekt. See toime on tõestatud, et see on tõesti seal olemas. Me saaksime selle nii-öelda efekti talle anda, et saaks seda võistlust paremini teha. Aga tema jaoks kaalus selle teibi mitte kasutamine ära need negatiivsed efektid, mis tekkida. See oli suur võistlus, seal olid sponsorid. Kujutage ette, kui sina oled sponsor ja sul on valida 7 vigase või selle ühe terve põususes, kellel ei ole mingit teipist, keda sa sponsoreerid kõige tõenäolisemalt. Et muidugi sa võtad selle nii-öelda terve inimese, kui nad kõik enam-vähem sammu suunda nii-öelda jooksevad.
et arvestage nende psühhosotsiaalsete efektidega. Me rääkisime natuke valust, ma selgitasin ära, et mis see on, et tegin oma testid nii-öelda ära ikka, mis ma nii-öelda hindan. Ma sain aru, et see oli lihtsalt võib-olla kerge ülekoormus. Et see tegelikult selles suhtes, see ongi nagu nohuravim, et kui see ära kannatad, pigem annab võib-olla jõuda juurde nii-öelda rohkem tekitada. Mõtle, kui hea on minul füsioterapeudina ära kasutada seda efekti ka teiste psühhosotsiaalsete toimete võimendamiseks. Ma võin sellele oma sportlasele panna käe õlale ja vaata, millise 7 vigasega sa jooksed, eks ju. Et see, keda sa tavaliselt alati sind võidab, näed, tal on põlv haige. Nüüd on sinu võimalus ja see võimendab tema võib-olla placebo-efekti selliselt, et ta jooksebki võib-olla parema nii-öelda tulemuse. Et sa saad nende asjadega väga palju nii-öelda mängida. Kui see sportlane muidugi ei saaks ilma selle teibita neile joosta ja see oleks nagu võimatu, see nagu määraks tal midagi ära, siis on muidugi tark see teip peale sinna panna, aga arvestage nende teiste teguritega nii-öelda ka. Et inimese elu on märksa rohkem kui ainult füsioteraapia, mis on teenus, mis me nii-öelda teeme. Kokkuvõtteks ütleks seda, et see kriitiline mõtlemine aitab meid tõenäoliselt professioonil tõusta ja areneda võib-olla kõige rohkem. Et me ei jääks lihtsalt võib-olla siis selleks sanatoorseks kultuuri teenuse osutajaks. Ja me oleme väga palju juba peajagu ees. Meil on ainulaadne selline võimalus võtta tervishoius midagi täiesti unikaalset pakkuda. Ma saan aru, et meid ei taheta tervishoiutöötajaks, aga midagi sellist pakkuda, mis inimest tõukab just sealt tervishoiuteenusest nii-öelda välja. Meil on olemas nii-öelda teadmised, me lihtsalt peame oskama neid suunata ja võib-olla rõhuma oma füsioterapeudi staatusega sinna, et see ongi nagu füsioterapeudi roll ühiskonnas ja pigem need teised asjad nagu vähem ära unustada. Siis mis võib-olla teine võtmesõna on see, et argumenteerimine või arutelu, see, mis me siin ka tegime, et on plusse ja miinuseid vastu ja see on midagi, mis viib meid tegelikult edasi. Et vale arvamus ei ole kunagi halb arvamus. See on ka lihtsalt arvamus, seal mingi tõetõena on kindlasti nii-öelda sees. Võib-olla see on vale arvamus ainult sinu jaoks, võib-olla teise inimese jaoks nii-öelda ei ole. Et arutage rohkem. Eksige julgelt ja ma pigem kutsukski teid välja rohkem oma uskumusi hindama ja kutsuma väljakutse selliselt, et mõelge, millest teie olete eksinud. Mina olen väga palju eksinud, ma olen väga palju vigu teinud, ma julgelt ütlen, et ma väga palju asju ei tea lihtsalt. Ja see võikski olla nagu selline võib-olla pigem mudel, et me julgelt tunnistame ka oma nii-öelda vigu, mitte ainult ei rõhu nendele asjadele. Ja kui te hakkate seda tegema, siis te tegelikult tunnete, et nii inimesena kui terapeudina väga palju arenete nii-öelda edasi. Ja see teaduse osa siin on kindlasti hästi oluline roll, aga see teadust ei saa valesti tõlgendada. Et kui me võtleme, mis on tõenduspõhine meditsiin, siis uuringud näitavad ka meile seda tegelikult, et kui sa oled tõenduspõhine, siis sa oled 20 aastat tegelikult ajast maha jäänud, siis kõik tõenduspõhised asjad, mis on leitud, jõuavad praktikasse tavaliselt 20 aastat hiljem. Et seda on ka uuritud. Et pigem võiks sinu kui füsioterapeudi roll olla teadusest inspireeritud või sellest kriitilisest mõtlemisest inspireeritud, et loe kõiki teadused, loe alternatiivmeditsiini teaduseid, jõua selle asja nii-öelda tuumani, loe ma ei tea, psühholoogia teadust, kõike nii-öelda teadust ja kasuta seda võib-olla kiiremini, kui sa neid printsiipe mõistad, sa ei vajagi nii võib-olla spetsiifiliselt mingit nagu asja. Su tööriista kohvris ei pea olema väga palju erinevaid meetodeid, seal piisab, kui sul on hea suhtlemisoskus, mõtlemisoskus ja võib-olla harjutuste nii-öelda vara, et sellest peaks meile piisama. Ja see on puhtalt minu uskumus. Teistel võib-olla teised uskumused, aga mulle anti võimalus oma uskumus siin praegu esitada. Aitäh teile! Suurepärane. Nüüd ma olen päris kindel, et teie peas on küsimusi. Meil on 5 minutit või nüüd vaatame, kui on ägedad küsimused, küsime rohkem, nii et tõsta aga käsi, toon sulle mikrofoni. Nüüd ei julge keegi muidugi küsida. Liina, sul oli, ma teame, arutusime. Mina küsiks jah, et sa natuke põgusalt rääkisid sellest, et kuidas eksimine on okei. Ja tahtsingi küsida seda, et kui palju sa oled endale nii-öelda nagu peeglis otsa vaadanud ja öelnud, et nii, et ma nüüd tegin paar aastat
nagu tegin seda, mis nagu et see oli nagu jama, mis ma tegin. Et võib-olla lühidalt räägi, et kuidas sina selle nagu enda eksimistega nagu toime tuled või ja oled seda nii-öelda seda jumala kompleksi, mis ma arvan, meil kõigil natuke nagu on, et ma ju tean, et kuidas on nagu õige, ma räägin sulle nendest asjadest, et kuidas seda nagu vähemaks saada. Okei. Ma arvan, et selline arusaam, et ma võin eksida, tekkis siis, kui ma hakkasin ka arutama. Mul on olemas erafirma ja ma hakkasin oma arvamust avaldama Facebooki teel ja kõigel muul. Et aruteluga tegelikult ma ise ei tea, kui ma olen eksinud. Ennast petta on väga lihtne, et selles suhtes. Aga kui ma hakkasin seda oma arvamust avaldama, siis ma sain vastuargumente, et kellelegi ei meeldinud. Ma muidugi alguses inimesena olin maru vihane ja kaitsesin oma seisukohta. Siis ma sain aru, et kurat, tal on õigus ju. Eks ju, siis tekibki see arusaam, et tegelikult see eksib palju. Ja kui ma näiteks võrdlen just selliseid asja, mida ma kui sa momendis elad, siis sa nagu ei saagi aru, et sul võib nagu vigane olla, kui sa vaatad nagu ajalukku tagasi, siis sa mõistad, kui loll sa olid too eelmine kord, et näiteks kui ma vaatan oma mingeid vanu loengumaterjali, kus ma esinesin, ma ei tea, rühist ja ma ei tea, mis iganes asjast on ju. Ja ma vaatan tänapäeval, siis kui ma võrdlen neid vanu asju, siis ma tõesti mõtlen, et kus ma nii loll sain olla, et ma sellist asja üldse nagu rääkisin ja julgesin rääkida arstidele ja kõigile muule ilma sellega, et mul oleks mingit viidet või tõenduspõhisust seal juures. Et jah, ma arvan, et see on hea, kui me avaldame arvamust. Ja see on väga, mis mulle meeldib teie juhatuse poolest on ka, et kutsute inimest avaldama arvamust kõikide teemade osas ja kõike muud, et me peamegi rääkima sellistest ebameeldivatest teemadest. Ja see nõuab natukene võib-olla sellist isiklikku arusaama ka, et mis ma tahangi öelda, et eksimine on okei, et sa natukene madaldad ennast. Et ma ise tunnen, et see on nii ebameeldiv tunne, kui sa tead, et sa oled eksinud. See on tõsiselt ebameeldiv tunne, sa tahad nagu vastu vaielda. Aga see on midagi, mis sa inimesena pead nagu aru saama, et sul on targem isegi öelda, et jah, sul ongi nagu õigus, on ju, et kõik on hästi, mis sa ütlesid, et olen järgmine kord nagu targem, on ju, et kui sa vastas olev inimene on ka arusaaja inimene, siis ta ei ole nagu õnnelik sellele, et ma nüüd võitsin selle argumendi, vaid ta on ka arusaaja, et me lihtsalt jõudsime kuhugi nii-öelda kõrgemale, et me oleme tegelikult kõik ühte sama eesmärki ju taga, me oleme kõik füsioterapeudid, me ei pea üksteise suhtes nii-öelda tülli minema, et see arutelu iseenesest nii-öelda arendab seda. Aga jah, me peame sellest egoistlikust maailmapildist peame nagu lahti saama ja mõtlema ka laiemalt natukene, et mind aitab jah, pigem arusaam ja see suhtlemine aitab kõige rohkem. Aitäh, kas kellelgi on veel küsimusi? Ja, minul oleks küsimus, et mis siis päeva esimese teema kohta andmetele ligipääsu, mis on sinu arvamus? Minu arvamus ei ole must ja valge. Ma mõistan, et on väga palju plusse. Me kõik teame neid plusse, et me tahaksime inimest nagu rohkem aidata. Kui meil on ka mingi patsient, kes ei suuda meiega ise suhelda ja me peame tema kohta nii-öelda andmeid saama, siis see on maru narr, kui ma pean iga kord arstile käe õla peale panema ja küsima tema käest nii-öelda seda luba saada nagu teada. Teiselt poolt ma mõistan, et meil on ka palju miinuseid. Et ma väga palju juhendan ka oma praktikanti ja kõike muud. Et tegelikult me peame natukene rakendama rohkem sellist kriitilist mõtlemist ka. Füsioteraapia ja teraapia, eriti just see valuraviala on väga palju müüte täis. Selles osas, nagu te võib-olla aru saite siin ka, et meil on väga palju selliseid eraldi selliseid vaatevinkleid ja uskumusi. Ja ma saan ka aru nendest sussidest, kes on sealt nii-öelda riigi poolt, nad ei taha igat terapeuti sisse lasta sellesse süsteemi. Sest füsioterapeudid, miks mitte siis lasta ka kiropraktikud, miks mitte lasta siis massöörid, et kõik need asjad on samamoodi nii-öelda terapeudid, miski peab meid nagu eristama. Ma ei tea, kas me veel professioonina oleme nii valmis selles osas, et me oleme kõik ühel lainel, ühtselt mõtleme kriitiliselt, et ma näen, et meil on väga palju nii-öelda lõhenemist ja võimalik, et me võime väga kiirustada selle nii-öelda saamisega, aga meil võib olla mõni halb näide, mida võetakse musternäitiseks ja tehakse arvamus ja kiirustatud nii-öelda, kuidas öelda, üldistamine, et näeb füsioterapeutidele ei oleks tohtinud seda nii-öelda asja ikka nii-öelda anda. Näiteks Ameerikas kiropraktikutel võeti röntgenipildi saatmisvõimalus ära. Et just vähendatakse neid selliseid toimeid.
ma arvan, et on nii plusse kui miinused. Mul ei ole veel kindlat sellist tugi, et ma nüüd ütleks, et ma kohe tahaks. Ma natuke oleks ettevaatlik selle tahtmisega. Aga ma tean, et see aitaks meid ka edasi, kui me oleksime see võimalus oleks.